Tere kõigile ja ilusat alanud aastat. Mina olen Kerli Kanger, Võrumaa partnerluskogu tegevjuht ja täna on meil siis kogukondliku meetme kogukondlik areng infopäev. Ja sellega me siis ka kohe nüüd algust teeme. Nendele, kes siis ei ole varem liidriga väga kokku puutunud, ma vaatasin selle tänaste osalejate nimekirja üle ja seal oli päris mitmed nimed, kellega me ei ole kokku puutunud, siis natukene selline lühike ülevaade ka. Et hetkel on meil siis tegemist veel üleminekuperioodiga, kus siis meil on võimalik rahastada olemasolevat strateegilisi tegevusi uue perioodi arvelt. Ja üleminekuperiood on siis 2021 kuni 2022. Ja kuna meil on siis vahendeid, siis ka sel aastal toimub veel viimane taotlusvoor. Ja uus strateegia saab meil valmis siis selle aasta märtsis ja uus programmperiood koos uute meetmete ja rahastusega algab eeldatavasti 2024 aasta sügisel. Nii, aga nüüd siis sellest tänasest meetmest. Avame siis 2023. aastal ainult ühe meetme, kogukondlik areng. Ja selle eesmärgiks on siis kogukonna arenguks on loodud sobivad ja tegevust soosivad tingimused. Mida siis sellest meetmest toetatakse? Et eelkõige on tegemist siis investeeringumeetmega, kus on siis võimalik teha kõiki ehituslikke asju ja soetusi siis eelkõige. Et siin on siis kogukonnale vajalikud vahendid, ehituslik projekteerimine, muinsuskaitse eritingimused, keskkonnamõjude hindamine, aga see kõik on siis koos ehitusega saab käia, et ei saa teha niimoodi, et te tellite ehitusprojekti eraldi ainult projektina, vaid ehitus ja projekteerimine peavad käima siis koos. Siis saab külakogukondade avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumide, hoonete, rajatiste energiasäästlikuks renoveerimiseks, remontimiseks, parendamiseks, rajamiseks ja ehitamiseks. Ja siis kogukonnateenuste ja funktsioonide täitmiseks vajalikud investeeringud ja lubatud on ka siis uuringud, mis on siis seotud külade ja maapiirkondade siis pärandi taastamise ja selle kvaliteedi parandamisega. Nii, meetme sihtgrupp on siis MTÜ, sihtasutus, KOV või ka siis ettevõtja ainult sel juhul, kui ettevõtja pakub kogukonnateenust. Võrumaa ja taotlema saavad tulla siis need MTÜd ja sihtasutused, siis, kes on tegutsenud vähemalt 6 kuud, ettevõtja puhul siis vähemalt 1 aasta. Toetuse maksimaalne määr on 90% abikõlblikest kuludest. Kogukonnateenuste arendamiseks antakse ka kuni 90% abikõlblikest kuludest, kuid selle üle siis otsustab, kas see protsent saab olema siis kindlasti 90 ja kas seda projekti toetatakse, otsustab Võrumaa partnerluskogu üldkoosolek. Infrastruktuuri investeeringud on siis kuni 60%, tegemist on siis teed, kanalisatsioon, telekommunikatsioonid, et need on siis 60% toetusmääraga. Ja võimalik on ka siis mootorsõidukit või maastikusõidukit ostmiseks või liisimiseks ja selle siis toetusprotsent on 30% abikõlblikest kuludest. Minimaalne toetuse määr on 1500 eurot ja maksimaalne määr on siis 60 000 eurot ühe taotleja kohta ühes taotlusvoorus. Et üks taotleja saab esitada ainult ühe taotluse, rohkem ei saa, et mitut taotlust esitada pole võimalik. Nii. Nii, palju läks.
Nii, 23. aasta siis taotlusvoor, et teavitatud on siis 4 nädalat ette. Avatud on see meede siis 6. veebruar kuni 13. veebruar, et 1 nädal siis täpselt. Ja kogu vajalikku info leiate siis meie kodulehelt. Et link siis e-PRIA lehele, kõik dokumendid tuleb esitada siis meile läbi e-PRIA. Kõik meetmelehed, taotlusvormid, hindamiskriteeriumid ja hindamise, taotlemise ja menetlemise korraga saate siis meie kodulehel tutvuda. Ja millised on siis need nõuded, mis siis taotlejatele esitatakse, et taotleja peab tegutsema Võrumaa partnerluskogu tegevuspiirkonnas. See on siis see piirkond Võru, Antsla ja Rõuge maakond, välja arvatud siis Võru vallast endine Orava piirkond ja Rõuge vallas siis endine Misso piirkond. Et need siis taotlema tulla kahjuks ei saa, et kuna need kuuluvad siis teise tegevusgruppi. Nagu öeldud, siis taotleja saab esitada ühte meetmesse ainult ühe taotluse. Tuleb taotlejale esitada ka projektikavand, ehk siis võtate meie kodulehelt selle taotlusvormi ja hakkate seda täitma ja siis saadate enne meile ülevaatamiseks, et lihtsalt vältida seda olukorda, kus küsitakse täiesti valedele asjadele ja tehakse tühja tööd, et säästa nii teie kui meie aega. Siis taotlejal ei tohi olla maksuvõlga, välja arvatud, kui see on siis ajatatud. Siis ehitise puhul, ehitise kohta, mida ehitatakse, välja arvatud uus püstitatav hoone või kuhu inventar või seade paigaldatakse, on see ehitis taotleja omandis või antud talle õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt 5 aastaks MTÜ, sihtasutuse ja kohaliku omavalitsuse puhul. See 5 aastat tähendab nüüd seda, et kui te olete saanud positiivse otsuse ja teete selle projekti ära, siis 5 aastat peale selle PRIA viimase väljamaksmisest peab see objekt olema veel avalikuks kasutuseks. Siis üldiselt me soovitame, et see avaliku kasutuse leping peab olema vähemalt 10 aastaks tehtud. Ja kui tegemist on siis uue hoone püstitamisega, siis peab see hoone alune maa olema projektitoetuse taotleja omandis või sellele on seatud siis hoonestusõigus. Nii. Mida siis see toetus võib sisaldada? Et kuni 3% ehitustööde maksumusest võib olla siis omaniku järelevalve või muinsuskaitse järelevalve, kui see on vajalik. 10% võib moodustada siis projekteerimine, kui plaanitakse siis teha koos ehitamist ja projekteerimist koos. Ja veel kord siis see, et ehitise projekteerimistöid eraldiseisva projektina ei toetata. Taotluse esitamine. Taotlus tuleb siis esitada läbi PRIA e-teenuse keskkonna, kus tuleb täita siis elektroonne taotlusvorm ja sinna tuleb siis lisada ärakiri dokumendist, mis tõendab, et see maa või see ehitis on teie omandis või teile antud kasutada 5 aastaks. Nagu ma ütlesin, siis eelnevalt võiks see leping ikkagi olla vähemalt 10 aastaks ja väljavõte siis ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga, kui on tegemist siis ehitusliku projektiga, mis eeldab ehitusprojekti olemasolu. Ja lisaks need olid siis sellised määruse nõuded, mida küsime, ja siin on siis lisad, mida küsib siis Võrumaa partnerluskogu. Et Võrumaa partnerluskogu enda taotlusvorm, siis soovime saada põhivara nimekirja, KOV-i kirja ehitusloa vajalikkuse kohta. See tähendab seda, et
pöördute kohaliku omavalitsuse poole ja küsite, kas see tegevus, mida te ehituslikult teha tahate, kas KOV leiab, et kas see on ehitusloa alusel tehtav töö või mitte. Ja annab teile sellise ametliku kirja siis, mitte e-kirja vormis. Siis soovime saada hinnapakkumisi või kalkulatsioone. Ja uus tingimus on nüüd see, et kui ma enne mainisin seda maa või hoone kasutust 10 aastaks, siis nendele taotlejatele, kelle objekt on eraomandis, tuleb siis sõlmida 3-poolne avaliku kasutamise kokkulepe, kus lisaks sellele MTÜ-le omanikule on ka siis KOV selles lepingus, et KOV teaks, et pakutakse sellist avalikku teenust. Siis strateegia või äriplaan koos 3 aasta finantsprognoosiga, kui taotletakse toetust siis kogukonnateenuse pakkumiseks. Ja soovime ka siis KOV-i arvamust, kui tegemist on siis kogukonnateenuse pakkumise projektiga. Nii, hinnapakkumistest ka, et 3 võrreldavat hinnapakkumist tuleb esitada siis, kui objekti käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, 1 hinnapakkumine siis, kui see maksumus jääb 1000 ja 5000 euro vahele ilma käibemaksuta ja kui investeeringu käibemaksuta maksumus ületab 1000 eurot, ei tohi taotleja ja pakkuja olla nii-öelda seotud osapooled. Et need on sellised määrusest tulenevad nõuded hinnapakkumistele. Ja projektitaotluste menetlemisest ja esitamisest siis ka, et menetlusse võetakse kõik need taotlused, mis on PRIA e-teenuse keskkonna kaudu esitatud meile välja kuulutatud taotlusvooru viimasel päeval, vähemalt kella 16:00. Ja tähendab seda, et e-PRIAs on siis seadistatud niimoodi, et kui te jääte ütleme 1 sekundi hiljaks, siis see süsteem teil enam seda taotlust esitada ei võimalda. Et õigel ajal siis tuleb taotlus ära esitada. Ja väljaspool seda vastuvõtu aega siis neid taotlusi me menetlusse võtta ei saa, välja arvatud siis juhul, kui on tegemist PRIA mingi tehnilise tõrkega, aga seda on üsna lihtne kontrollida, kas see tõrge oli seal või mitte. Et soovitan siis ikkagi varakult oma asjadega alustada. Tegevusgrupp siis kontrollib taotluse vastavust strateegiale ja rakenduskava meetmelehtedele. Kui on puudu siis mõni dokument või see ei ole siis nõuetekohane, siis antakse teile aega nende täienduste tegemiseks. Kui taotleja siis ei esita nõutud tähtaja jooksul neid dokumente, siis jääb ka see taotlus hindamata ja see läheb PRIA-le siis märkega, et seda ei olnud võimalik hinnata. Ja PRIA siis kontrollib üksnes nende projektitaotluste taotlejate vastavust, kes siis kuuluvad sinna paremusjärjestusse ja kelle osas siis on tehtud tegevusgrupi poolt selline ettepanek rahastuseks. Et need, kes kõik jäävad sinna joone alla, nende puhul PRIA teeb mitterahuldamise otsuse. Tegevusgrupil on siis õigus menetleda taotlusi 60 tööpäeva. Üldiselt me teeme ikkagi ülikiiresti, et teie tahate oma asjadega alustada ja et PRIA ka saaks omad protseduurid ikkagi aja jooksul ära teha, siis me üritame liikuda väga kiiresti ja selle tõttu me anname ka taotlejatele võib-olla selliseid lühemaid tähtaegu, ja üritame siis selles nõustamise faasis nagu kõik asjad üle käia, et kõik sujuks.
ja tegevusgrupp edastab siis kõik projektid koos hindamiskomisjoni ja otsustusorgani protokolliga PRIA-le ja taotleja võib siis päev pärast teate saatmist omal riisikul alustada projektiga elluviimist, kui siis tegevusgrupp on PRIA-le taotlused ära esitanud ja te olete nende positiivselt rahastatavate hulgas, siis järgmisel päeval võite alustada, aga see on jah, siis omal riisikul. Üldiselt me soovitame ikkagi see PRIA otsus ka ära oodata. Ja PRIA-l siis teostab siis kontrolli ja see võib ka võtta siis kuni 60 tööpäeva, kuigi tänasel päeval on need suhteliselt kiiresti liikunud need, et 60 tööpäeva ei ole nagu täis menetletud. Ja siis lõpetuseks. Need, kes siis ei ole varem liidermeetmega kokku puutunud, tuleks siis kõigepealt veenduda, et oleksite e-PRIA klient, sest kui te ei ole klient, siis te ei saa taotlust esitada. Alustage siis taotluse täitmisega varakult ja veenduge, et enne siis PRIA e-teenuse keskkonnas taotluse täitmist oleks kõik määruses kirjeldatud lisadokumendid olemas, pluss siis need, mis tegevusgrupp soovib, sest keskkonnas on teil vaja nagu erinevatesse kohtadesse erinevaid dokumente üles laadida. Ja taotlusvooru viimasel päeval peab projektitaotlus olema esitatud PRIA-s e-teenuse keskkonnas hiljemalt kell 16:00. Projektide pealkirjad võiksid olla sellised lühikesed ja sisu kirjeldavad, et mitte selliseid pikki ja väga lohisevaid pealkirju panna, vaid olge siis nagu konkreetsemad, et näiteks seltsimaja renoveerimine või millegi soetus, et ei ole vaja sinna väga pikka lauset nagu moodustada. Nii, see on minu poolt kõik. Kui kellelgi on küsimusi, siis palun. Ja mul oleks üks küsimus, et Ja. palun ütelge veel korra, kuidas oli see eelmenetlus, et kus neid näha saab, kuhu edastada, kellega kontakti võtta, need läbirääkimised enne esitamist? Kõigepealt te võtate siis meie kodulehelt selle taotlusvormi, täidate selle ära ja siis saadate minule ülevaatamiseks. Ja see siis ei ole veel e-PRIA-s? Ei, e-PRIA-s te saate täitma hakata alles 6. veebruarist läheb see üldse lahti, kui te saate sellesse keskkonda nagu sisse minna. Enne te seal midagi toimetada ei saa, aga et seal nagu asjad kiiresti läheks, siis teil peavad kõik need dokumendid, mis ma siin nimetasin ja mis on ka selles meetmelehes välja toodud, olemas olema. Tere ka minu poolt. Küsiks nende lisadokumentide kohta, et mainisid siin vist äriplaani ka, sain ma õigesti aru? Jaa, aga see ei puuduta nüüd, kui tegemist ei ole kogukonnateenuse pakkumisega. Jah, siis seda ei ole. Siis seda ei ole. Üldiselt kogukonnateenus on näiteks, hea näide on võib-olla selline autokauplus, mida on vaja, või päästeteenus, et kõik muu tegelikult väga seda ei ole. Et kui see on teie enda nagu MTÜ-line tegevus, siis see ei ole kogukonna teenus selle mõiste tähenduses. Okei, et selle juurde siis äriplaani ei ole tarvis? Ei. Selge. Tere ja head uut aastat. Mul on küsimus, et selle kolmepoolse kokkuleppe kohta, et kui eelmisel aastal on sõlmitud rendileping, siis tuleb nüüd sõlmida uus kolmepoolne kokkulepe 10 aasta peale. Põhimõtteliselt küll, jah. Te võite lihtsalt sellise väikese lisa sinna juurde teha. Tervist, Alar Reivi Võru vallavalitsusest. Vaata, nüüd tuli
ära kadus. Ma siis napsan sõnajärje üle, Merle Tombak, kantsler. Et mul on küsimus selline, et just selle hinnapakkumiste osas, et kui meil on nüüd, ütleme, koostööprojekt Eesti Kunstiakadeemiaga, kus põhimõtteliselt tudengid hakkavad looma Hansla linnaruumi nagu teatud nagu objekte, siis ma ei saa võtta 3 hinnapakkumist, kuna see on nii-öelda selline suunatud, eks ju, me ei saa võtta kuskilt tudengitelt või mingitel teistel koolidelt võrdlevaid hinnapakkumisi, kuna see on väga, väga konkreetse suunitlusega asi, et kuidas me peaksime siis käituma. Tudengid ise töötavad ideed välja ja ise teostavad ka. Siis on see, et kuna tegemist on praegu investeeringumeetmega, investeeringumeetmes pehmeid tegevusi meil lubatud ei ole. See on ikkagi selles mõttes, et on ikkagi ju nii-öelda ütleme skulptuuri või mingi asja nagu rajamine või loomine, see ei ole pehme tegevus, see on ikkagi konkreetse objekti ehitamine. Nojah, aga ikkagi seal kehtib, siin ei saa ikka kuidagi ümber sellest, et peab olema see pakkumine, et isegi kui te täna esitate meile näiteks hinnakalkulatsiooni, siis projekti ellu viides peate te ikkagi võtma hinnapakkumise, sest see on PRIA nõue. Sellega siis me ei kvalifitseeru lihtsalt. No ütleme niimoodi, siis tuleb nagu mõelda, kuidas seda saab teha, aga ma praegu küll ei oska nagu ühtegi head lahendust, sest projekti elluviimise puhul, kui see summa läheb teil üle 5000 või üldse üle 1000 ka, siis on ju ühte pakkumist vaja, kui on üle 5000, on 3 vaja, et sellega PRIA-st nagu kuidagi mööda väga ei pääse. Selge. Ma küsiks siis ka võib-olla kohe jätkuks sellele hinnapakkumiste teemale, et kui nüüd näiteks on nii ehitustegevus kui ka projekteerimine, et siis ma saan aru, et mõlemale tegevusele peab olema 3 hinnapakkumist. Ei pea, selles mõttes, et kui see ehituslik projekteerimine jääb alla 5000, siis piisab ühest. Okei. Jah. Ja seal peab siis jälgima seda, et see ehitusprojekteerimine saab olla ainult 10% kogu ehituslikust maksumusest, et kindlasti see protsendi jälgimine on seal hästi oluline. Selge, aitäh. Tervist, Peep küsib ka, et päiksepaneelid olid ka seal? Ikka on. Aga nendega on vist siuke oht, et kas seal on vaja Eesti Energia poolset siis nagu luba või mis iganes või too saab hiljem või arvan, tollega läheb aega. Ei, seda küll, aga lihtsalt võib-olla tuleb nagu eelnevalt veenduda, et see võrk üldse võimaldab teil neid päiksepaneele paigaldada. Ei, sellest ma juba olen enam-vähem kindel, et aga lihtsalt, et too ütleme luba või kooskõlas, mis ta iganes siis on sealt Eesti Energia poolt, et sealt või Eleringi poolt, kes mis iganes ta on. No otseselt PRIA seda nagu ei nõua, et PRIA vaatab ikkagi seda investeeringu poolt ja meie samamoodi, et see, et lihtsalt hiljem oleks võimalik kõik teostada, mida projektiga kavandati, et see on nagu hästi oluline. Ma ei tea, kas seal on ka just projekti vaja? Kindlasti on. Ma ei tea isegi, ma luurin. Seda peab vald otsustama. Et kõikide nende ehitustegevuste puhul otsustab vald siis, et kas see on ehitusprojekti ja ehitusloaga või mitte, et igas vallas on see hästi erinev, ja PRIA seda nagu vaidlustama ei hakka, kui omavalitsus on öelnud, et see käib ehitusprojekti ja ehitusloaga, siis nii on, kui ta ütleb vastupidi, siis samamoodi, et PRIA nagu ei hakka seal mingit omaette otsuseid tegema selles osas. Aitüma. Ei ole rohkem küsimusi. Hakake siis, soovitan teile hakata pihta ja saata siis võimalikult varakult minule neid asju ülevaatamiseks, et kui mõne asjaga on vaja rohkem tööd teha, siis me saame teha ka võib-olla personaalseid kohtumisi, et lihtsalt
et te jõuaksite õigel ajal oma asjad korda saada, et neid pabereid on natukene palju, aga ilma nendeta ka ei saa. Ja et lihtsalt hilisemalt, kui te olete toetuse saanud, siis see PRIA menetlus läheks teie jaoks samamoodi libedalt. Sellepärast me teemegi seda tööd. Tere, mul siiski oleks ka üks küsimus veel siia lõppu, et see toetuse määr on 90% MTÜ-dele, et kas see 10% peab olema rahaline omafinantseeringu panus või on siin ka võimalik mitterahalisele nagu omafinantseeringuga? See on rahaline. Aitäh. Nii, kui rohkem kellelgi küsimusi ei ole, alati võib minuga eraldi ühendust võtta ja üle rääkida oma idee või soovi, siis soovin teile edukat kirjutamist. Aitäh!